Kas te seda lugu teate, kuidas Linda kivil istudes nii palju nuttis, et tema pisaratest moodustus terve järv? Peaaegu kõik tallinlased saavad oma vee just siit, Ülemiste järvest. Tilgu, tule näita ennast. Kuidas sa jõuad järvest inimeste kodudesse? Kõigepealt tuleb sind puhtaks pesta. Kähku veepuhastusjaama. Siin oled sa nagu spaas. Siin on liiv ja basseinid. Isegi mullid on olemas. Kokku saad siin sulistada lausa 15 tundi. Pesemise lõpus lisame sutsukese kloori. See on vajalik selleks, et sa ka läbi pikkade torude puhtana kodudesse jõuaksid. Vaadake nüüd meie puhast ja värsket Tilgut. Järgmine peatus. Sulistamine koos lastega. Oi, aga vann kulutab väga palju vett. Seetõttu väga sageli vannis mõnulemas käia ei tasu. Vesi on väärtuslik vara, mida peame hoidma. Palju vähem kulub vett, kui pesed ennast hoopis duši all. Ja muidugi tuleb vesi kinni keerata siis, kui pesed pead või hambaid. Tilgu, kas sa leiad veel kohti, kus vett kokku hoida? Jah, pesumasina võib tööle panna alles siis, kui ta on musti nõusid või riideid täis saanud. Ja üldse, Tilgu, kas sind juua ka võib? Jah, muidugi. Kraanivesi on joogivesi. See on suurepärane janukustutaja ja vee joomine on tervisele hea. Kui jood kraanivett, siis aitad hoida meie loodust, kuna vee pudelisse panemiseks kulub väga palju materjali ja energiat. Tilgu, sa oled ju vahepeal uuesti mustaks saanud. Mis siis muud, kui peame su taas puhtaks pesema? Seega on aeg jälle torudesse sukelduda. Oled valmis? Kraanikausist ja potist voolab vesi edasi Paljassaare reoveepuhastusjaama, kus see uuesti ära puhastatakse. Appi, Tilgu, mis nüüd küll juhtus? Kas keegi on tropi teinud? Inimesed viskavad WC-potti asju, mis ummistavad torud ära. Ja kui torud ummistuvad, juhtub suur pahandus. Potti võib visata ainult WC-paberit. Isegi kätekuivatuspaber võib torudes ummistuse tekitada. Prügikoht on ikka prügikastis. Kohe kindlasti ei tohi potti visata ravimeid või muid ohtlikke aineid, sest muidu jõuavad mürgid ringiga loodusesse ja siis neid enam kinni ei püüa. Oh, Tilgu, sellisena ei saa me sind küll merre suplema lubada. Enne kui pääsed tagasi loodusesse, peame sind puhastama prügist, liivast, rasvast ja muust üleliigsest. Ja saidki jälle puhtaks. Nüüd seisab sul ees üks eriti vahva sõit. Läbi mitmekilomeetrise toru jõuad sa uuesti loodusesse, Läänemerre. Sealt saad jälle pilve aurata ja sealt tagasi Ülemiste järve hüpata. See ongi veeringlus. Meri, pilv, vihm, järv, kodu. Sa käid mööda ilma lõputult ringi ja jõuad ikka ja jälle meie kodudesse. Jäta meelde, kaitse loodust ja puhast vett. Ära viska potist või kraanikausist alla igasugust jama ning ära kunagi raiska mõtlematult vett.